Tere, mu eheda elujõu otsija. Minu käest on küsitud, et mis siis teha, kui tuleb selline hirmus ahjukartuli isu peale. Et kuidas võiks seda ahjukartulit asendada. Ja mina pakun täna välja sellise variandi, et teeme pisikesi peete. Ja teeme neid nii, et nad oleksid hästi mõnnad. Ma olen nad siin tegelikult juba veidi eeltöödelnud. Ma panin nad tervest peast koos saba ja sarvedega potti, enne muidugi pesin ilusasti voolava vee all puhtaks. Ja keetsin neid seal umbes 45 minutit. Nii et nüüd on niisugused juba enam-vähem pehmed. Et ma niisuguseid suuri asju ahjus nagu täis aega küpsetada ei tahaks, sellepärast, et seal kõrgel temperatuuril küpsetades tekib palju akrüülamiini, mis ei ole meie maksa jaoks eriti hea. Seetõttu oleks paslik need enne juba niimoodi ära töötada, et nad on enam-vähem pehmed. Et kuidas teha need selliseks, et need hästi mõnusad oleks, ja üks variant on, et panna ilusti klaaskaanega ahjuvormi, aga ma praegu leidnud oma klaaskaanega ahjuvormi üles, et ma panen selle malmpotti. Malmpotti just väga palju kasutada ei soovita, sest siit võib siiski aeg-ajalt saada päris pareja portsu rauda juurde, kui mõnikord harva teha ja teha niisugused mõnusaid asju talveõhtul nautimiseks, siis ikka võib. Et panengi need peedid siia sisse. Ma jätsin nad nüüd koorimata. Sellepärast, et see koor tuleb pärast hästi kergesti pealt ära. Natukene tulevad kuidagi mõnusama maitsega, kui koos koorega ahjus küpsetada. Need võib iseenesest ka lahtiselt küpsetada, aga minul on tunne, et nad saavad maitsvemad, kui ma panen neile kaane peale. Siia juurde tõstame mõnusa portsu linnulihast ülejäänud rasva. Ma ei tea, kas see on nüüd broileri või pardi oma. Juba need kiiresti hakkab siin toatemperatuuril sulama teine. See tuleb hästi mõnus. Need sellised terved ahjupeedid on väga toredad ka jõuluks valmistada. Väga hästi lähevad kokku kas lambalihaga või siis metsloomalihaga, mida mina armastan jõululauale panna. Tavaliselt ka need terved valmistatud peedid maitsevad hästi lastele. Aga kuidas nüüd maitsestada neid nii, et need oleksid huvitavamad, mõnusamad? Võtan siin küüslaugu küüned. Vaatan, kas see näeb ka. Ma lihtsalt koorisin need ära ja nüüd niisuguse labiku laiema noaga purustan need ära. Minu meelest küüslaugu maitse tuleb kõige paremini välja siis, kui niimoodi teha. Et kui teda riivima hakata, siis miskipärast võib küüslauk tõmbuda siniseks ja hakkides ka kuidagi talle ei tule see maitse nii mõnus kui just sellisel viisil purustatud. Ja selline purustatud ja ahjus küpsetatud küüslauk, siis võib tegelikult siia veel väga palju rohkem panna. Maitseb pärast nii hästi, et seda võib täiesti eraldi süüa. Paneme juurde nüüd ka soole. Peedile keetmise ajal ei maksa soola panna, sellepärast, et tuleb meil värvist ära. Aga nüüd, kui me ta juba ahju pistame, siis on nagu paras aeg, sest ahjus peet ei lähe värvist ära. Kuna ta ei ole meil siin ka vedelikku sees. Ja sool on siis ikka kas meresool või kivisool. Kasutage neid vaheldumisi. Minu arust hästi mõnusa maitsena asi annab tüümen. Aga teine asi veel, basiilik on ka üsna hea. Sobib väga hästi kokku peetidega, aga kuidagi talvisel ajal praegu on, siis tüümen annab parema tulemuse. Katsetage ära, te võite teha nii, et mõnedele panete peale ja mõnedele ei pane, kuigi siin niimoodi potis selline see aroom ja aur levib teistele ka külge. Ja ma panen ta nüüd pöördõhuga ahju 175 kraadi juurde. Ma vaatan kusagil poole tunni pärast lähen torkima, vaatan, mis neist saanud juba on. Sest need on sellised enam-vähem valmis, et niisugust nagu pealt nagu krõbedaks neid ei taha päris lasta, et siis tekivad seal ained, mis ei ole maksale väga hea. Aga samas peet ise on maksale hästi hea, et puhastab seda hoolega. Siin on sellisega väga palju mineraalaineid, järjekordselt palju kaltsiumi, lisaks veel magneesiumit, vaske, kaaliumit. Juurtega on just see asi, et nendes on hästi heas vormis kaaliumit, mida on mujalt väga keeruline saada. Kaaliumi puhul tavaliselt räägitakse viljadest, puuviljadest. Aga nendes olev kaalium on see, mis paneb nagu
taime viljaosa kiiresti vohama ja paneb inimesi ka kiiresti vohama, aga kasutame seda juurtes olevat kaaliumi, siis see teeb inimesed jäädaks. Ja ega nüüd ei olegi muud kui gaas peale ja padahju. Et kes tahab, võib natukene kauem küpsetada, aga ma arvan, et mina piirdun täna nende peaaegu valmis peetide puhul poole tunniga. Head isu sulle!